Hendrik, sa oled esmakordselt Duell Fight Seriesele õhtujuht. Kui palju on sul endal kokkupuuteid olnud võitlusspordiga? Ma olen käinud poksitrennis natukene, hästi ebaedukalt ja ebastabiilselt. Aga ma olen käinud võistlusi vaatamas nii palju kui võimalik on, aga tavaliselt need langevad ikka kokku ka nädalavahetustel mingite õhtutega, kus ma pean kuskil mujal ära olema esinema. No välismaal on räpparite elu suht ohtlik nende elustiili mõttes, et kuidas on sul Eestis niisugused asjadega olnud ja kui on olnud mingi olukordi, kuidas oled lahendanud? No vanasti nooremana oli ikka neid asju, ega meil see elu oli siin 90-ndatel oli, et siis ikka juhtus asju, aga tänapäeva hip-hopi muusika on liikunud tänavalt kõige kõrgemate penthouse'ide sisse, et eks see natukene peab juures. Räpp on ju selline otse ütlemise asi ja räpparid on suure ego ja õrna hingega ja siis läheb ikka sõnelemiseks. Millist võistlust on parem vaadata? Kas see näiteks, kui on tänava peal mingid kaklused või on reeglite kohaselt teatud kohtades ette nähtud mehed paika pandud? Ma arvan, et tänava peal toimuvad kaklused ei ole võistlused. Omamoodi nad on, aga ikkagi professionaalsed inimesi ringis reeglite järgi vaadata on kindlasti kihvtim ja ägeda. Kui ise saaksite laupäeval nüüd ringi astuda kellega fighti teeksid ja miks? Ma arvan kellegi ringi tüdrukuga. Tase ei ole, selge ei luba kedagi muud vastu. Miks peaks inimesed tulema 14. aprill vaatama seda Duell Fight Seriat? Sellepärast, et see on suur üritus, neid fight üritusi meil ei ole ülemäära palju ja see on ikkagi selline, need on ägedad asjad, kus mees astub mehe vastu ja see on kihvt ja see atmosfäär on kindlasti äge seal ja tükk aega pole Tartus olnud ka midagi taolist, nii et tuli kõik kohal.